ma olen sõitnud sisse vähemalt 20 komplekti pidurilotse ja vähemalt 12 jooksu pidurikettaid. Kui mõelda seda Ducati otsust eelmine aasta, et kas Martin või Marquez. Toprakile mantlipärijad sinna leida on, nagu täna ei oskakski seda nime pakkuda. Praegu, kus ta ei ole kiire, on minu arust kiired kurvid. Puulega teeb sama tempot nagu näpuotsega. Lohisev meeter on umbes tonni, et... Nii, hästi on sirge seljaga. Võtame siis asjaga käsile. No nii, 5. saade. Täna meil külalisi ei ole. Täna me oleme siukses kohas nagu minu sõbra garaažis. Siin on ägedad mootorrattad taustaks ja räägime MotoGP-st, räägime World Superbike'ist, räägime, mis me ise teinud oleme, et aprillikuu on olnud väga tegus, et on juhtunud nii mõndagi ja proovime siis 5. saate purki saada. See on tegelikult lisaks sellele, et see on sinu sõbra garaaž, on see suht märgilise tähtsusega meile, sest et 2023 aastal, kui me hakkasime siis IDM-i minema sõitma, siis selle sama laua peal, selle musta laua peal oli üks tuledega Honda Superbike, täiesti tänava mootorratas ja siin me üritasime kõiki oma toetajaid ja sponsoreid veenda, et see on hea mõte, et me sinna läheme. Ja me võidame. Ja me võidame. Ja me lõpuks võitsimegi. See on märgilise tähtsusega koht, jah. Et mis eesmärk, mis sai siin samas toas antud, siis see on igal juhul täidetud. Et... 2 aastat tagasi. Täpselt 2 aastat tagasi. Aeg on läinud ikka lennates. Aga jah, mis sa teinud oled? Mis me ise teinud oleme, alustame sellest. Mina olen aprillikuust veetnud päris palju aega kodust ära. Igasuguseid teste. Nädal aega ma olin Le Mansis, kus me üritasime 24 tundi järjest võidu sõita. Mina ei sõitnud võidu, aga seal ma viibisin. Palju on jah testimist kuidagi, reisimist on jube palju olnud. Endalgi. Mina läksin kodust ära, oli veel märtsikuu ja siis on non-stop antud minna kogu aeg, et vahepeal ju käisime 1 päeva Eestis, et eelmist saadet salvestades, siis me olime tegelikult Hispaanias. Testimisel tõmbasime garaaži ukse kinni, jooksime Hannesega lennuki peale, lendasime Eestisse. Tegime siis Agostiniga postkasti ära ja siis järgmisel päeval lendasime tagasi Hispaaniasse ja trall jätkus edasi. Ja. Siis meil oli esimene test IDM-i uue mootorrattaga. Ja, et enne seda meil oli oma mootorrattaga, olime Aragonis. Ja siis sa käisid veel ühe kuulsa arsti juures Itaalias. Ma käisin arsti juures. Mind hinnati, minu vaimset ja füüsilist võimekust hinnati. Mina käisin Itaalias sellise arsti juures, minu sellises kliinikus nagu Formula Medicine, kes tegeleb vormelisõitjatega, autovõidusõitjatega ja nüüd siis meie kui BMW Endurance'i mehed käisime ka seal, veetsime paar päeva. Fooliummüts pandi pähe, hakati mõõtma, kas aju töötab, aju ei tööta. Ei, põnev iseenesest. Mingid mõtted olid väga huvitavad. Mingid asjad olid võib-olla rasked mõista. Võib-olla 2 päeva ei olnud piisavalt pikk aeg või oli liiga pikk aeg, ei tea. Aga põnev. Mina osast jäin kahjuks ilma sellepärast, et ma sõin mingit siukest steiki, nii et ma oksendasin järgmised 3 päeva, 2 päeva. Aga muidu oli põnev, siis oli IDM-i test. IDM-i test oli meie lõunamaale lendamisest ei olnud midagi kasu, sest oli 3 päeva paduvihma,
üldse see talv Hispaanias on olnud väga halb ilm, et palju vihma, külm, sügisel see üleujutuste asi, et ei olnud üldse selline Hispaania, kus muidu oled harjunud käima talvel, et kogu aeg oli talvemüts peas ja talvejope oli seljas, et vastupidi, nagu Eestis ei olnud üldse lund tegelikult see aasta. jaa. Üli nagu soe talv. Oligi ilm nagu suht sarnane Hispaanias ja et väga suurt vahet ei olnud jah, ööd olid lihtsalt Eestis külmemad, et Hispaanias olid ööd natukene soemad, aga samasugune ligane ja lägane oli see ilm seal ka, et aga klassika Eestis vinguvad ilma ja aga siis IDM-i test jah, nägime tiimi esimest korda jah, ja nägime, kuidas see tiimi töö käib. Proovisime, uut mootorratast nägime. saime testida erinevaid vedrustusi, et tagamord käis päris palju alt ära. Jah, Sandril on juba et see peopesad villis sellest. et kahekesi Sandriga meil käib see juba päris ruttu alt ära ja alla tagasi, et meil on see aasta sõidame ju ZF-iga, mitte Ölintsiga. Siis uuest vedrustusest arusaamine algus on suhteliselt sihuke. no see võttis ju ka, me Aragoni testi oleks ka põhimõtteliselt, me üritasime ju sellest vedrustusest aru saada ja testisime erinevaid seadeid läbi ja lõpuks ju võrdlesime ka veel Ölintsiga omakorda, et saada veel paremini aru, et mida saaks paremaks teha, mis on ühe eelised, mis on teise eelised. Et lõpuks ringiaeg, mis Aragonis välja sai sõidetud, ei olnud üldse halb, et see kiirus oli täiesti olemas. Ja noh, arvestades, et tuul veel oli vastu, et sirge tippkiirust ju ei saanud nii head, kui oleks tahtnud. Et sellest hoolimata tegelikult ringiaeg oli nagu väga kiire. Ja Aragonis on minu arust on see kate on kuidagi muutunud ka. Nii et ei saa aru, kas see pidamine on hea või halb, rehvi sööb ülipalju, mingis kohas on ülihalb. Et põhimõtteliselt sess ja rehv niimoodi oli sihuke. Kas oligi eelmise aasta alguses nad asfalteerisid uuesti või? Sest GP läks, siis nad ju vingusid. Siis ju mingid tükke ju lendas midagi, siis tehti superbike'iks korda, mingi sihuke häda oli seal. Või oli vastupidi, et superbike oli enne, sealt mingid tükke lendas ja siis tehti mingid lõigud uuesti, et kumb see oli, ma nüüd täpselt ei mäleta ka. Sest Marquez ju võitis mingi ülipika puuga sellepärast, keegi hakkama ei saanud. Ühesõnaga seal me Aragonis mängisime natuke, siis Valencia läks aia taha sellepärast, et oli 3 päeva vihma. Siis ma olin 3 päeva Valencias edasi veel Endurance'iga üksinda. See läks meil enam-vähem, seal me olime väga kiired. Mina tegin enamus need Endurance'i testid, ma olen teinud seda lolli 4. sõitja tööd see aasta. Pidurikettaid sisse sõita. Ma olen sõitnud sisse vähemalt 20 komplekti pidurilotse ja vähemalt 12 jooksu pidurikettaid, kus ei tohi pidurdada, ei tohi nagu, see on nii loll töö, see on harjud ära aeglaselt sõitmisega ja siis, kui sa õhtul saad nagu korraks päästetakse, pane nüüd, siis sa ei tea, kus kohas pidurdada, kus see nagu tunne kaob täiesti ära päevaga. Ja siis pane nüüd, ongi nii, et ei pane enam, sellepärast, et sama kui mõni harrastaja on üritanud oma mootorratast lihtsalt raja peal sisse sõitu teha, et saaks see 1000 kilti täis. Ja nii kui on see tehtud ja siis, et nüüd võib kihutada, siis kõigil on 4 sekundit vähemalt ringiajad kehvemad ja enam hoogu üles ei saa. Kaob see tunne ära kuidagi, jah. Enne mind ei ole kunagi häirinud, aga ma ei ole ka nii palju teinud seda kunagi. Kõik testid, Alcarrase test, Valencia test, kõik testid ma olen nagu väga vähe sõitnud kiiresti ja väga palju sõitnud aeglaselt. Et peale seda me käisime tegelikult ainuke päev IDM-i mootorrattaga, mis me oleme kiiresti sõit, oli siis, kui sind ei olnud, siis kui seal Hockenheimis oli. See oli nagu nii lõbus päev, nii said mõelda ainult sellele, et kiiresti sõita. Seda seal Endurance'is ei saa nagu mina praegu. Et see oli väga mõnus. Seal me olime väga kiired ka nii, et see IDM-i asi on. Et nüüd on vähemalt olemas, millega alustada siis nüüd juba järgmise nädala vahetusel
Saksamaal Oschersleben, kus meil on siis esimene IDM-i ametlik test ja siis seal juba tuleb teha seda peenhäälestust ja saada see mootorratas selline, et ja sealt nädal edasi on juba esimene etapp samas kohas, et ja, mul on üks test veel vahel seal. Sa veel lähed jah? Lähed veel kärutama, et sa saad sõita, ma saan korraks koju tulla. Ja. Aga jah, meil ka harrastajatega on olnud mitu laagrit, noortega samamoodi, et noored siis ka said aprilli alguses veel sõita. Käisime erinevaid radasid, kus me muidu väga palju sõitnud ei ole, aga kus kohalikud käivad sõitmas, näiteks kus see Pedro Acosta kool on ja neid radasid sõitmas, et siis igal pool ikkagi tehti oma rekordeid, mis näitab, et hoog on läinud üles ja täna nendel vanus on ka jõudnud sinna maale, kus nad juba kuulavad, et seekord oli esimene laager, kus ei pidanud sõiduasendist enam rääkima, et sai juba rohkem sõidu kiiruse peale keskenduda, et see on ühtepidi, see on nii lahe koht nagu, kuidas neil see läheb nagu nii, et nad hakkavad vaeva nägema, on ju. Mitte see ei ole lihtsalt. Aga nüüd hakkab töö pihta. Jah, nüüd hakkab töö. Ja nüüd see on nagu see raske osa hakkab natuke. Just. See ainult lõbu saab läbi. Et nüüd on ka jah, oleme plaani teinud, et trennide arvu täpselt kahekordistame ja tuleb jah, rohkem rajakilomeetreid. Ja see on siis Ohvalede seltskond? Jah. Tuleb ka täiesti algajate seltskond? No tahaks, mootorrattaid on olemas, et tänaseks on põhimõtteliselt 8 Honda tsiklit olemas, et tahaksime leida ikkagi sinna mingi seltskonna peale, kes nendega sõitma hakkaks, et mul endal isiklikult aega ei ole sellega igapäevaselt tegeleda, aga vast saame siin ühe inimesega kokkuleppele, kes seda asja hakkab eest vedama ja siis saame ikkagi uue seltskonna noori ka veel peale. Sest see laste mootorratta selga panemine või üldse lastega midagi tegemine, see on kõige olulisem on see, et lastega läbi saada. See võib lasteaia kasvataja ka olla, kes neid mootorratta selga tõstab. Et see esialgu jah, vaja hoog sisse lükata ja need esimesed aastad see peab lihtsalt olema nagu lõbus, et lapsele meeldiks sõita mootorrattaga. Neil ei ole vaja teada, kas pidurda hiljem või pidurda varem, nagu see ei ole see koht. Maha saada. Jah, see ei ole see koht üldse. Ja vahel võib-olla on isegi keerulisem mul ja sul nagu, me teame nagu liiga palju ja liiga sügavuti sellest spordina, mitte tegevusena nagu. Et see, ma arvan, see on hea plaan, et see, ja noored on, millal meil Ohvaledega esimene sõit on? Kohe 2 nädalat peale IDM-i esimest etappi, mis on 23-24 mai. Et seal siis oleme Saksamaal joonel ja vaatame, kuidas siis see esimene etapp välja tuleb meil. Väga mõnus. Vahepeal saime kõik asjad Hispaaniast tagasi ka kolitud. Mootorrataste pakkimine, asjade pakkimine, mille jaoks ma esialgu plaanisin 2 päeva, siis saime selle tehtud 2 tunni ja 45 minutiga olid kõik asjad pakitud, rekka uksed läksid kinni. Et selle üle ma olen ilgelt uhke, et see nii kiiresti käis, et siit tahaks tänada Sven ja Timot ja Hispaania Maarjat, et 4 veel töö käis nagu konveieri peal, et need alused ainult kärri kogu aeg nuristas neid polte kinni ja järjest tsiklid läksid raamidele ja muu kola pakke kilesse. Et see pakkimise osa oli jah päris lõbus seekord, et ma ei tundnud ilge vaeva olnud, aga seekord oli tõesti, see oli lõbus, sest et see töö nagu lendas. Oleks tund aega kauem läinud, siis oleks lõbu ära kadunud. Ilmselt, et tekkis asart, et vaatasid juba kella ka, et davai, paneme, et kiiremini tehtud. Et eks see motiveeris see ka muidugi, et Timol ja Svenil läks lennuk, et nad oli vaja lennuki peale saada, enne seda pidi kõik tehtud olema. Siis oleks üksi edasi pannud, see motiveeris sind ka. Üksi edasi teha oleks olnud väga nõme. Aga jah, Eestis oleme ka tegelikult noortega juba esimese trenni teinud
ja kohe-kohe plaanime teist teha, siin ilmad on küll külmad, aga mingid päevad näitab päikest ja siin peaaegu 10 kraadi, et see on juba sõitmiseks täitsa okei, et Eestis 10 kraadiga sõita tundub palju mõnusam ja palju soojem, kui seda Hispaanias teha. Hispaania 10 kraadi on kuidagi siuke lõikav külm nagu. Ja siin sa oled kuidagi rohkem ette valmistunud selleks, et see 10 kraadi on 10 kraadi. See on täiesti okei nagu. Aga sinna lähed, siis see 10 kraadi tundub nagu nii külm. Pole jopets kaasas ja kõige hullem on see, et õhtul see vannituba on ka külm seal, see vannituba põrand on külm Hispaanias. Kõik on külm, noh. Viimane koht, kus me ööbisime, see oli ikka lahe, kus oli see, et köök oli kõige kaugemas otsas, seal oli siis ainuke soojendus ja magamistoad olid täiesti teises otsas kuskil, kuhu see soe edasi ei liikunud ja tiimipealik oli üldse teisel korrusel. Tiimipealik läks läbi rõdu ja temal oli oma korrus. Temal ei olnud üldse kütet ja siis, kui panid radika sisse ja pesema läksid, siis boiler ja radikas kahe peale lõid korgid välja. seal oli ilmselt mingi 6-amprine kaitse oli. See oli vahva koht. See oli vahva koht. Kogu aeg konstantselt oli külm, õues külm, toas külm. Igal pool külm. Et, aga külmast rääkides veel, sa käisid siin just Le Mansil, kus siis ka väga soe ei olnud, sadas ka vihma. Soe ei olnud, aga ta ei olnud nii külm kui eelmine aasta. Eelmine aasta oli ikkagi aknad ees öösel ja siuke ärmatis tuli. See aasta oli kuidagi ilm oli soem, aga ta oli märjem. Nii et öösel ta oli äkki 5-6 kraadi. Okei, siuke. Ja päeval oli siis, ma ei tea, 14-15. Aga ilm oli värdes ja statistikat tehti normaalselt, et 202 kukkumist 24 tunni jooksul. Kui palju neid kui see numbritesse panna, siis see on päris korralik raha, mis sinna põllu peale jäeti. No Suzuki kukkus 6 korda, Greg Black üksi 4 korda. Ja neil oli minu arust peale 3. kukkumist, neil hakkasid väljad otsa saama. Meie Bridgestone ütles, et neil oli 6 jooksu velge järgi sõidu lõpuni. Et see tingimused olid ülirasked ja meie kukkusime 3 korda, 2 olid suured. Markus kukkus nii, et boksis vaieldi, et kas ta kukkus või ei kukkunud. See oli nii väike. Aga alustasime, kui lühidalt kokku võtta, me alustasime ülitugevalt. Silvan tegi esimese vahetuse ja tegi topeltvahetuse, nagu topeltstindi. Sellepärast, et vaikselt kuivas ja Steven oli valmis, kõik pidid vahetama, aga Silvan ütles, et ta läheb uuesti, kuna tal oli tunne hea ja ta oli kiire ka. Ja ta oli juhtis ja oli vahe sisse teinud. Ja seda tehakse suht tihti või nagu see reegel või kord on vähemalt meie meeskonnas selline, et kui on sellised vahelduvad tingimused, eriti kui on kuivav rada nagu või kui näiteks tuled sisse ja vahetatakse vihmakalt slikile, siis on alati see topeltvahetus ja et see sama vend, kes tunneb tingimusi, tema läheb ainult. Ja kuigi nad jätsid vihmakad, siis ikkagi tegid samamoodi, et Silvan käis 2 seda ja ta oli tugev, aga siis mingi aeglane nagu mahajääja, mis on suht suur osa Le Mansist või üldse Endurance'ist. Kogu aeg pead mööda sõitu tegema. Siis mahajääja oli, ta ütles, et ta kuidagi võttis liiga kiiresti kinni sisse minnes ja siis vaatas, et kurat, et ta seisab täitsa koha peal, et jõuab seest mööda, aga siis see aeglane lasi nagu piduri lahti ja keeras sisse. Ja siis tal ei olnud sees ruumi, pani kuskilt üle loigu ja midagi lippadi-rappadi ja siis kukkus ümber. See oli nagu siuke kergem kukkumine, mootorratas tegi paar tiiru, aga tegime suht kiirelt korda, siis läks Steven, tegi ka topeltvahetuse, sest Steven läks slikiga ja siis hakkas vihma sadama ja siis ta tuli sisse ja pani vihmakad ja läks kohe uuesti välja. Tegi ka Steveni esimene stint BMW tehase meeskonnas oli 60 ringi. Alustuseks, mis juba vihmaga oli ka räige, sest Silvan tegi minu arust 42, kui vihmaga kütust ei kulunud. Ja Steven slikkidega pool märjal rajal oli ülitugev, ebareaalselt tugev. Kuidas teil bensuarvestus käib, kas see on ikkagi tule järgi või on ikkagi keegi, kes arvestab kogu aeg vastavalt oludele, näeb
ringiaegade järgi oskab seda kütusekulu kuidagi ette näha või? Midagi arvestame nagu, kuivaga on see arvestus lihtsam. Enam-vähem teame suht täpselt, mitu ringi me saame. Kui on siuksed vahelduvad olud, siis me peame usaldama seda tuld. Aga tavaliselt on nii, et see tuli on nagu erinevatel paakidel on nagu alati on see, et üks tuli on nagu ülitäpne, ülihea, mitu korda läbi proovitud onju. Ja siis paak 2 on nagu natuke sitem ja paak 3 on nagu nii, et seda ei ole eriti jõudnud teha. Ehk siis meil oli 1,5 tunni pealt oli see esimene hea paak läinud onju. Aga siis me panime ikkagi lõpuni tulega, kordagi otsa ei saanud, vedas. Aga ikkagi tulega jah. Et see samamoodi kui on safety car onju. Oli seekord ka? 2 korda jah. Kui safety car'i taga tiksud, siis on ka ainult tule järgi. Et see stokis tuld ei ole onju. Ma ei tea, kas reeglites ei ole või lihtsalt ei olnud, aga stokis me panime alati ringide järgi. Sellepärast ka stokis saavad natuke tihemini otsa saab kütus onju. Aga siis jah, Steven oli selle slickidega ülikiire, võttis, ma ei tea, vahepeal 5 sekki ringi peale tagasi onju, seda remondi aega, mis me olime kulutanud. Siis tegi vihmastindi järgi, siis läks hästi ja Steven öösel pani, või no enne õhtut pani kõhuli slickidega kuskilt ka märja lapi pealt. Et see raja tingimus jah, oli nagu, põhimõtteliselt oli õhtul kell 10 oli meetrine lai joon. Pime. Ja terve öö oli see sama meetrine lai joon nagu. Et rada ei kuivanud edasi. Rada ei kuivanud edasi nagu. Niiske. Kõik ääred niisked, täiesti kuiv see meeter. Ja vihmakatega ei saa minna, sest sa oled aeglane ja slickidega nagu üliriskantne. Et mööda sõidud just eriti. Ja see Steveni kukkumine oli jah nagu suur, selle ta kaotas kuidagi nagu sirge pidurduse pealt oli liiga ääres. Ehk siis suht kiire hoo pealt kadus lihtsalt nina kadus ära ja siis mootorrattal sumps oli niimoodi, vaatas ülesse ja lenkse ei olnud ja pidureid ei olnud ja see on üks meeskonnast üks mehaanik tegi video, kuidas ta sisse sõitis sinna boksi ilma piduriteta, nii et püüdsid kinni. Ja boksi teest ta pani ka mööda, siis kui sisse tuli, siis polnud kordagi pidurit puutunud enne. Ja siis sealt viimasest kurvist pani otse üle nii kaua kui seisma ja siis tuli tagasi risti. Pidureid ei olnud, vedas, et keegi ei tulnud nagu risti. Ja minul oli, mina jah võidusõit, ma olin siis nädala tegin kaasa ja siis ma veetsin nagu terve sõiduaja olin meeskonnaga. Mul oli erinevaid töid. Et sul oli raskem, et sa võid kogu üleval olema. Ja ma käisin, magasin 2 tundi vahepeal. 5-7 ma magasin. Ülejäänud aja ma olin üleval. Sellepärast, et ma käisin rolleriga nagu mööda rada vaatamas tingimusi, kui oli see pool kuivav, mitte kuivav. Täpselt siis, kui Silvan kukkus, siis mina olin rolleriga vaatamas. Ma just saatsin nagu pildid meeskonnagruppi, et kuiv joon on, kus on ja kuidas on ja et vist on aeg slikid panna nagu. Ja siis tagasi sõitsin, siis vaatasin suure ekraani pealt, et me ei olnud enam esimesed. Ja teine asi siis sõitjate eest ka nagu hoolitseda nende 3 tüübi eest. Et see orgunnida, mida iganes neil vaja oli. Sest et meeskonnal on käed tööd täis, et see mootorratas käima sai nagu. Ja siis... Kuidas üleüldine atmosfäär seal oli? Palju pealtvaatajaid võrreldes eelmise aastaga? Nii palju vist ei olnud kui eelmine aasta, sest lubas vihma. Aga ikkagi... Saed käisid ja... Saed käisid... Mul on ilus valge BMW Veston, millega ma käisin seal kämpinguplatsil vaatamas neid hulle, kes seal täristavad ja õli valavad sumpsi ja siis on eest see valge osa on kõik neid muste täppe täis. Ma sain korda oma vesti. Sellepärast, et sealt sumpsist pritsib nii palju mingit jamana. Aga need ikkagi jah, aga seal on, tehakse kõvasti mingid seaduseid ja sõjavägi oli kohale toodud, et nad kell 1 ära lõpetaks ja mingi tead... Keeratakse kraane kinni, võetakse lõbu ära neil. Jah. Aga jah, äge. Ja esimene 24 tunni sõit, mille finišilippu ma olen näinud.
nägid neid emotsioone ja neid jah. räsitud nägusid. nägin seda, kuidas meie mootorrattaga ei saa kummi põletada. sellest mul on ka hea video. jonkad jonkad ja hea, et rahvas ei lastud. aga kas seal see avamise paraadi asi oli, seal kõigil mootorrattad keesid ja meie mootorratas oli 130 ja 140 kraadi vahel terve paraad. Jumal tänatud, et sinna mingi võidusõidumootoriga ei läinud. kõigil keesid ja sinna lipuväljakule jõudsid, siis oli ikkagi kuuma dosooli lendas igas suunas. ja nad tulid vist ülivaikselt ka. Eelmine aasta mina sõitsin seda paraadi, siis ma ei mäleta, et nii hull oleks olnud. Kuum oli, aga mitte nii hull. Aga see aasta oli, meil oli nii, et kui mootorratas tuli, siis meil puhurit ei olnud ja siis valasime vett nagu radika peale lihtsalt peale. Siis see oli nagu panni peale oleks pannud ja valasid, siis see särises ja pritsis kõik. Aga muidu jäi äge jah. Õppisin suht palju. Nagu just, ma arvan, et meil on meeskonnas 3 parimat, mitte võib-olla Craig Black on ka tugev, on ju. Neid on veel tugevaid seal, aga ikkagi väga kõrgelt hinnatud, väga kõrgel tasemel endurance sõitjaid on meeskonnas. Neilt nagu kõrvalt vaadata, kuidas see 24 tundi üle elada oli päris põnev. Kes kuidas teeb, kes läheb kohe magama, kes läheb kõigepealt pesema, kes sööb, millal, kes magab. See oli põnev. Ma olen nagu, tunnen ennast veits kindlamalt, kui ma pean seda Buldooris tegema. Et sul on nüüd selge, et sa sõidad kaasa? Plaan on sõita kõik järgmised etapid kaasa. Ehk siis Spa, Suzuka ja siis Buldoor. Ja Paul Ricardis. Mitte tehasega, aga siis mõne BMW stoki meeskonnaga. Loodetavasti ma ei pea tehasesse asendama minema. Suzukas saad sõita jaapanlastega? Ja Euroopasse tekib üks uus meeskond, vist on plaan. No võib-olla ei ole. Mingi meeskond igal üle peaks olema. Vähemalt saad sõita. See plaan on, jah. Kõige tähtsam. Ja lõpuks me olime 4. sellepärast, et isegi kukkumisi ei olnud palju, aga see üks kukkumine lihtsalt tegi sumpsile kuidagi niimoodi haiget, et sinna põles auk sisse ja siis me 15 minutit vahetasime sumbutajat enne lõppu. Üks lisapeatus lihtsalt tuli juurde. Sellepärast me kaotasime kindlasti 3., aga ilmselt ka 2. koha. Muidu kõik tore. Väga hea. Aga räägime Superbike'ist ja MotoGP-st ka vahepeal või? Meie asjadega vist on sotid selged. Ja. Et vahepeal on Superbike'i etappi toimunud, on GP-sõite toimunud. GP on suht selge nagu. Et kas võime panna juba medali kaela? Ma arvan küll. Ainuke kord, kui ta ei võitnud, oli see, kui ta lihtsalt igav hakkas nagu. Et järsku sellest USA etapist rääkides, siis vihmasaju asi, kuidas peenelt tehti ära, et üks mees, kes ei viitsinud isegi 3 minutit enne stardi algust veel mootorratta pealegi istuda, siis oli juba teistele vihje, et ma sinna jooksen minema siit, aga keegi aru ei saanud ikka vaadata üksteisele niisuguse lolli näoga otsa, et mis nüüd juhtus, aga aga ta ikka vedas ka sellepärast, et ta ei teadnud reegleid nii hästi, kui ta arvas. Aga ta teadis reegleid nii, nagu need olid paar aastat tagasi. Ja nii, nagu ma arvasin ka, et on. Aga peale seda, kui Miller üksinda sinna Argentiina starti jäi, siis vist muudeti reegleid nagu just kuidas see stardiprotseduur, kui keegi stardist ära läheb, kuidas see edasi läheb. Aga siis tekkis korralik segadus seal ja paanika ja inimesed jooksid ja... ütleme, ta on ikka... tema järel käiakse, kogu see stardirivi käib tema järel. Ja põhjusega ka, sellepärast ta teeb midagi, mida teised ei suuda. Et ikkagi jah. Kui mõelda seda Ducati otsust eelmine aasta, et kas Martin või Marquez. No kindlalt siis... õige valik. Mitte midagi halba Martini kohta. Ta oleks ilmselt ka võitnud Pekot, aga mitte niimoodi. Ta on nagu Marquez ikkagi teeb. Esimesest etapist peale juba on kontrollinud seda, et kuidas see rehvi rõhu asi on ju.
et kõik asjad tal on nagu, talle see sõiduasi tuleb nagu nii automaatselt ja nii hästi välja, et tal nagu on ressurssi kõige muuga ka tegeleda veel nagu. Juhatada seda stardiprotseduuri ja seda rehvi rõhu asja, kõiki asju, tal on nagu nii palju ruumi peas lihtsalt. Viimasel etapil Kataris, kui sõideti üks tiib küljest minema, tal ei olnud sooja ega külma sellest, kui teised mehed võib-olla oleks seal kohe, et kurat, tiim on läinud ja nüüd sõita ei saa enam. Ja see, mulle meeldis see, kuidas ta Katari pressikonverentsil, kui talt küsiti sõidu kohta, siis ta rääkis, et alguses Morbidelli läks minema, aga ta teadis, et see kaua ei jätku niimoodi. Lihtsalt kõrge kaarega lasi pähe Morbidellile. Ei olnud mingit muret. Lihtsalt tal on ja Marquezil on, ütleme, siuke 2019, 14, kus ta võitis ülipalju, ülikontrolli all. Ainukesed vead, mis ta teeb, on siis, kui nagu 2019 ta pani ka Austinis kõhuli minu arust esikoha pealt. Kui isegi pikali kukub, siis ja seekord oli ka siuke, ütleme üli väike viga, lihtsalt natukene üle äärekivi ja see polnud veel piisavalt kuiv ja kõhuli oligi, et tegelikult tal ju hakkas ka see 2020 tal hakkas samamoodi siis, kui ta Jeresis kukkus. Hakkas tal ka nii, et ta oli ülivõimastav. Lasi pikaks, siis tuli tagasi, oli kiirem kui keegi teine. Ja, tuli järgi. Ja siis kukkus ka siis, kui nagu oli juba Quartararo äkki või Vinales, kumbki oli ees. Siis kui ta oli juba järgi ja lasi nagu natuke maha nii-öelda. Siis kukkus. Aga jah, ma arvan, see tuleb võimas aasta nagu. Sprindid annavad ka selles mõttes juurde, et punkti vahele nad annavad juurde praegusel juhul. Et see kasvab kiiremini. Aga kuidas see Alex Marquez, et proovib ja susib, tahab seda saada, aga kuidagi ei õnnestu? No küll see õnnestub, mingi hetk see õnnestub, aga jah. Alex Marquez on minu arust täpselt Margi rollis eelmine aasta. Et see, ja nagu meie oleme 2 aastat olnud, tegelikult see nagu tunne on, ma arvan, seda sama. Et see helesinine mootorratas on nagu peaaegu kõik teed õigesti. Aga midagi on ikkagi 2 milli jääb puudu. Õnnest jääb 2 milli puudu. See nagu peaaegu oled nagu kohal. Aga midagi teeb ikkagi teha see meeskond. Nii et sul ref on lihtsalt 5 ringi, kestab paremini. Ja kõik. Rohkem pole vaja. Et see kiirus võib kõik sama olla, aga lihtsalt saad 5 ringi kauem sõita kui teised selle magusa osa peal. Jah. Aga ma ei tea, mis see väljund nagu järgmisteks aastateks on Alexil siis. Ma millegi pärast ei usu, et imelaps Pekko 1 aasta pärast kinga saab järgmine aasta. Marki ei saadeta kuhugi, kui Mark ise ei taha minna. Et siis Alex ta peab minema kas kuskile mujale või jääma sinna samma. Pusima teisel kohal edasi. Või siis olema... Eks 2027 ilmselt saab siis olema see ilge kaartide segaja. Et täna tegelikult ju ka Yamaha oli päris kiire juba viimasel etapil, aga jällegi refid ei kesta lõpuni. KTM-il väljad lekivad. KTM-il laseb õhku välja. Aga... See mees on ka fenomen. Kuskilt ta tuleb see niimoodi, et... Siis kui see Vinalese päev on, seal ei ole vahet, sa võid jalgrattaga talle anda. Ta võib selle sama pilliga minna. Ja ta on ikka esiotsas nagu. Ta saab aknast bensu vaadata, palju on. Endurance'is oleks hea sellega sõita. See oleks kihvti ja põlve. Vaatad vahepeal palju bensu on. Nagu õliaken on mootori. Aga Vinales, mitte mingit vahet ei ole. Mitte mingit vahet ei ole, mis mootorratas, kuidas teised selle mootorrattaga. Lihtsalt tema päev. Ja lihtsalt ongi korras. Aga Honda on ikkagi ka liikunud. Ja, et kõige suuremates raskustes tundub täna algus mitte nii palju, aga apriil ja. Ja, apriil on Star puudu ka. Ja Star läks jälle katki. Staril on 11 katkist ribi või 11 murdu ribid. 11 murdu, jah. Päris. Et ei ole üldse tema aasta. Et kõigepealt esimeses testis, teisel või 3. ringil
jääd juba kõrvale ja siis, kui saad lõpuks terveks ja saad uuesti võistelda, siis paned supermotoga. paned uuesti katki ennast ja Supermotoga valge joone pealt kuidagi niimoodi. Keeras valge joone pealt sisse ja siis pani lennuki. Päris hea, et see on nagu raske on sealt tagasi tulla. Või noh, tagasi tulla on võimalik, aga kuradi pikk tee on ikka ainult negatiivsed emotsioone. Jaapani mootorrattad saavad tugevamaks kuidagi, jah. Ja neil on ka, on täitsa vist selge plaan nagu, mida nad teevad. Yamaha räägib oma V4-st, on ju. Juba test tehti ära. Ma ei saanud aru, kas tehti või ei tehtud. Ma sain aru, et tehti ja täitsa keegi filmis kõrvalt ja täitsa nagu tegi teistsugust häält. Okei. Et nii palju, kui ma seda sama tribüüni videot nägin, mis on sellest, kus meie boks oli, et sealt ülevalt filmitud, et V4 häält igal juhul tegi. Okei. Et sõideti, aga kas see oli siis nüüd see uue mootor või testiti juba seda V4 selleks 800-ast? Et seda täpselt ei tea. Et enamustel neil on see 800 on ju nagu mootorina on neil alles ju, millal see oli 2009, 10, 11, midagi sihukest või? Millal olid 800-sed? Et see kogemus on meil enamusel olemas sellest ajast, kui palju sealt kasutada saab, ma ei tea, aga Honda on tugev, jah. Honda on ja noh, rääkides Hondast, siis neil nillivad vist Acostat, on mingid jutud, kuulujutud on ju. Kuulujutte on, jah. Ja teised kuulujutud on, et on nillivad Toprakit. Aga see vist õnneks peaks nüüd selgeks saama siis järgmise Superbike etapi aeg. Vähemalt on nii lähedal juba? Midagi sellist ma olen kuulnud, et järgmisel etapil siis nad teatavad selle, et mis plaan neil edasi on. Et ilmselt saab see üsna pea selgeks. Et see iseenesest see samm oleks väga loogiline. Kuulujutt on siis see, et Toprak pannakse 9 aastaks Hondaga Superbike'i sõitma ja siis 2027 läheb MotoGP-sse. Siis kui tuleb Pirelli ja 850. Niikuinii kõik muutub. Saab juba testikilomeetreid sellele GP-pillile, mis tulemas on, saab õigete rehvidega testida juba. Ja, et Pirellit, GP-mehed Pirellit ei tunne keegi. Keegi pole sõitnud, jah. See oleks väga loogiline nii Hondale kui ka Toprakile. Toprak saaks oma selle GP-unistuse teoks teha. Võib-olla Gresiinisse võetakse üldse Pulega ka. Oleks ka loogiline. Oleks ka väga loogiline. BMW-le see oleks kahtlemata päris suur samm tagasi. On, et Toprakile mantlipärijad sinna leida on, nagu täna ei oskakski seda nime pakkuda, kui peaks pakkuma. Ei tea, kust pihta hakata nagu. Praegu on BMW on ikkagi päris raskes olukorras Superbike'i pedokil. Et Assenis nad olid, Vandermark oli seal, kus Vandermark alati on. Ja Toprakil ka ikkagi alguses on küll kiire, vihmaga näitas, et pole vastast, aga nii kui ära kuivas, siis mingi aja sõidab ja viimased 6 ringi oli ikka väga pahane. Ja samamoodi tükid väljas nagu juhtus nagu meil on mitu korda juhtunud, jah. Ja tagarehvist siis? Tagarehvist, jah. Aga Toprak jah on nagu mingid kohad ta teeb selle mootorrattaga nii kiiresti, et mis ta ise nagu sõidab kiiresti. Et mingid aeglased kohad, see, kuidas ta pidurdab, see, kuidas ta sisse läheb oma kõhulihastega, hoiab mootorratast kuidagi ühtepidi ennast slaidides. Et neid asju ta on täpselt samamoodi nagu Vinales oma heal päeval. Et ta võiks seda teha, ta teeb ükskõik mis mootorrattaga seda, kui talle anda piisav tugi ette. Aga praegu, kus ta ei ole kiire, on minu arust kiired kurvid. Kiired, kõrge nagu siukse, kus on palju jõudu mootorrattale nagu mõjuvad. Kus gaas peal on vaja minna, siis seal on näha, et ta ei hoia nagu liini. Ei, ta peab võitlema. Teine vend sõidab lihtsalt rahulikult ja on kohal. Portimao viimane kurv minu arust oli üliäge näide, kus Puulega siis Ducatiga on nagu ühe käega sõidab sama tempot, mis Toprak on. Ja Toprak paneb... Peab ikka väga sihtima, et täpselt saada nagu, et ja ülikõrge riskiga.
see viimase ringi viimane kurv minu arust oli sõit 2 Portimaos, kus Toprak pani nagu 2 korda ei ole võimalik teha seda viimast kurvi niimoodi. 2 ratta libisemisega üle selle nuki sealt niimoodi. Ja siis... gaas peal juba ja siis ainult jutt järgi läheb. Ja Puulega teeb sama tempot nagu näpuotsaga. Ja Asseni samamoodi see enne viimast šikaani, see kiire vasak. Kui seda vaatad telekast, siis on nagu ei taha selle mootorrattaga sõita. Et midagi on kas nende uue mootorratta raam või kuskil on midagi nagu kaduma läinud tõlkes. Et see kõvasti nähakse praegu vaeva. Ma loodan, et nad ikka lahendavad ära selle ja et see samamoodi see Superbike'i tiitlit ära ei antaks, et see ikkagi võiks ikka lõpuni võitlus olla, et ja. Sest praegu tundub küll, kui see niimoodi jätkub, siis kui Puulegal 2 korda laiali ei oleks läinud seal. Oleks siuke edu, et aga jah, ei teagi, mis seal Ducatil juhtus, siuke tunne nagu mingi elektriteema, et gaas on tagant ära ja et kunagi oli see, räägiti Ducati elektrimure oli see, kui keps starteri küljest ära lööb. See on elektriviga, käima ei lähe. Aga jah, et päris kahju oli Puulegast, et oli ikkagi väga kiire seal ja oli kiire jah. Ja siis hakkas jalgu trampima, kui mootorratast ikka emotsionaalne itaallane, et midagi pole teha. Klaasi lõi ikka puruks. Ja ma just mõtlesin, et see klaasi sponsor peab küll olema ikkagi tugev. Martin lõi ju siis ka, kui ta võitis eelmine aasta. Iga kord. Klaasi puruks. Iga kord, kui võitis lõi, alati lõi klaasiga puruks. See ei maksa ära. Annaks kohe vastu kukelda. Taib ovaalel klaas, 1 klaas läheb see aasta. Aga kui nüüd MotoGP läheb nende 800-ste peale, siis kas siis World Superbike hakkab kiiremini sõitma? No praegusel hetkel kindlasti, Pirelli ka ju. Ma ei tea, aga ma ei tea, nad peavad midagi Superbike'iga tegema, sest see ei saa olla nagu, see ei saa jätkuda nii, et üks maksab 10 korda rohkem ja sõidab sama kiiresti. Kuuldavasti Supersport 300 pidi olema viimane hooaeg. See on loogiline ka, see on rollsari. Et ilmselt tuleb siis mingi Yamaha R7 monokapp selle asja asemel. Monokapp või kõik võivad tulla midagi? Ma arvan, et vist on see R7 monokapp. See on loogilisem mõõt natuke. Kui see eriti, kuna... Ja vanuse piir tõsteti ju nii kõrgeks ka. Just, et siis 300 keegi ei taha sõita selle 300-sega sõita. See on nagu loll. Et okei, oleks see vanus tõesti seal 15 on ju, siis on arusaadav nagu. Et 300 on väga okei, aga täna on see vanus tõstetud nii kõrgeks, et siis pole enam vahet, sa võid ju 600-sega ka otse minna sõitma. Mina olin 15, kui ma hakkasin 600-sega sõitma Eestis. 2013 oli esimene hooaeg Eestis. See 18-aastaselt sa oled ikkagi juba valmis sõitma nagu... Sa ei taha minna seda 300-sega enam sõita. Kui sa ei ole mingi John McPhee, kes on 300 spetsialist nagu, või Moto3 spetsialist. Kes sõitis 27-aastaseni seda Moto3. Aga see on jah suured muutused, aga midagi nad peavad Superbike'iga tegema, sest et see ei saa olla nagu... MotoGP ei saa lubada, et Superbike on kiirem temast. Ja kuna see on ühe korraldaja lugu kõik, siis nad ei saa seda nagu... Võib-olla Superbike läheb nagu rohkem superstockiks, mis ikkagi saab olema probleem. Sest et vaata nagu Sachsenringil oli, kus oli GP, IDM oli GP stardirivis oleks olnud nagu mingi 15. Peaaegu punkti kohal, jah. Või 18 või midagi sükest. Mingitel väiksematel radadel isegi stocki Superbike'id oled lähedal GP-le. Põnevad ajad, jah. Aga enne ei tea, kui aeg on käes ja kell läheb käima. Nii kaua saab ainult oletada. Ma ei tea, ma arvan, vist on... Oleme mullisenud ka juba ja tõmbame vaikselt otsad kokku. Me siis... Kui kellegil on veel enne
juunikuud vaja mõned puhkusepäevad ära kulutada, siis mai teine nädalavahetus on IDM-i esimene etapp Oschersleben-is. Lennata saab Berliini, sealt saab rongiga Magdeburgi ja sealt edasi on juba lihtne. Nii et tulge vaatama. väga tore oleks jah, kui tuleks. Praegu on meil tribüüni peal Eesti lipp lehvib, aga fännideks on sakslased näiteks. Ja see on piinlik. Et võiks ka päris meie inimesed tulla ja vaadata, mis me seal teeme. Ja peale seda on slides, mis on üliäge. Et kindlasti, kui on keegi, kes tunneb, et ta tahaks meid toetada, aga ei tea, kuidas seda teha, siis tulge lihtsalt Raeäärde vaatama, see on päris suur asi juba ja teeb kõigile meile palju rõõmu. Saate näha, tulla meie boksi külastada ja vaadata, kuidas kohvimasin on ka. Köögipool välja näeb. Seal on kohvimasin. Väga lahe. Tänan kuulamast.